Tere tulemast Insplay veebiseminarile, et kuidas robotiga toetada sõimelapse arengut. Minu nimi on Andres, ma olen Insplay tegevjuht ja ähm, meil on selline suur rõõm igapäevaselt puutuda kokku paljude erinevate lasteaedade, õpetajate ja ka juhtkonna liikmetega. Ja väga sageli me kohtame sellist väljakutset, kus lasteaedel võivad olla väga ägedad uudsed õppevahendid olemas, aga paraku sageli nad kipuvad enamus ajast koguma kuskil kapis tolmu. Ja, ja sageli jääb ka nende kasutamise aktiivsus õpetajate julguse, oskuste või ka kindlustunde taha. Ja meie selline südameasi Insplay's on inspireerida, toetada õpetajaid. Et ühelt poolt me toome erinevaid tipptasemel haridustööriistu maale, aga ühtlasi siis panustame selle nimel, et need jõuaksid nagu lõimitud tegevuses aktiivselt kasutusse ja aitaksid uue põlvkonna tulevikuoskuste arendamisel kaasa. Ja meil on üks selline vahva ütlus ka, et vähem asju ja rohkem mängu. Et haridusrobotid ongi väga selline mängulised vahendid, millega juba maast madalast õpetada lastele matik ehk tulevikuoskuseid nagu loovus, tiimitöö, probleemide lahendamine, kriitiline mõtlemine ja ka programmeerimine. Need kõik aitavad meil ja nendel lastel siis sellises kiiresti muutuvas maailmas, mis on väga tehnoloogiarikas, paremini toime tulla ja siin üldse navigeerida. Ning me oleme Eesti ettevõte, kes on tegutsenud juba 32 aastat, nii et päris pika sellise taustaga. Ja kui me mõtleme selle peale, et millised on nagu kaks peamist osapoolt, kes saavad kõige vahetumalt toetada laste tulevikuoskuste arengut, siis meie meelest on need ühelt poolt lapsevanemad ja teisalt õpetajad. Ja hariduse suunal me panustame peamiselt just õpetajate pädevuse ja motivatsiooni tõstmisesse. Et meile mõelda nii, et kui teie silmad säravad oma tööd tehes, siis see kandub edasi ka lastele. Ja me toome siis maale erinevaid sellist õppetegevust rikastavaid vahendeid, edendame võrgustikke, julgustame seal teil ka oma praktikaid vahetama, loome koos õpetajatega erinevaid eestikeelseid materjale, viime läbi siis ka sellist tiimitööd, arendavaid väljakutseid ja korraldame erinevaid koolitusi, nagu näiteks ka Insplay robomentor, mis on hästi toetav ja aitab väga hästi just ka robootikaid paremini lasteaias kasutusele võtta, et seda soovitan kindlasti uurida. Me pakume kõikidele vahenditele ka omalt poolt tuge ja hooldust ja oleme käivitanud heade partneritega ka selliseid loomelaboreid, nagu näiteks Tallinna Kullateras RoboAed. Ja nüüd jõudes siis tänase teema juurde, et me keskendume täna siis haridusrobootika sellises elukaares kõige esimesele osale, et kuidas on võimalik neid kasutada sõimetasemel. Ja tänane selline peakangelane on uudne TTS robotkilpkonn, mis aitab just sõimelastel arendada sellist raalmõtlemist, et nagu inglise keeles öeldakse computational thinking, ja õpetab väga mängulisel moel taustal niimoodi programmeerima, et lapsed ei saagi aru sellest. Ja see on selline ekraanivaba robot ja spetsiaalselt disainitud just varajases eas lastele, et alates 10 kuust. Ja sellega on hea arendada nii motoorseid oskuseid, uudishimu, loovust, põhjust, tagajärg, seost ja palju muud, mida täna teile ka näitame. Ja mul on väga suur rõõm, et täna siin seminaril on oma kogemust jagamas Kristi Tarassov, kes on väga selline inspireeriv inimene ja mitmekülgne õpetaja. Nii et Kristi, ma viskan nüüd hops palli sulle üle, et ole hea. Nii, tere ka minu poolt. Ilusti kuulda mind. On kuulda. Mina siis olen Kristi Tarassov ja täna siis räägime sellest, kuidas robotiga toetada sõimelapse arengut. Kõigepealt siis nagu ikka tutvustan, et kindlasti väga paljud ei tea mind, aga ma tean, et väga paljud juba on muga kokku puutunud ja natukene teavad minust. Aga teistele siis, et
olen ma lõpetanud Rakvere kolledži, Tallinna Ülikooli oma ja alushariduse pedagoogi erialal. 8 aastat olen ma umbes kokku lasteaiaõpetajana tegutsenud. Umbes 3 aastat oli eestikeelses rühmas, aga viimased 5 aastat olen töötanud venekeelses lasteaias siis eestikeelse õpetajana. Õpetanud lastele siis eesti keelt. Oma selle karjääri jooksul olen olnud ka praktikajuhendaja, Tallinna Ülikooli üliõpilastele koolitusi korraldanud koostöös Tallinna Ülikooliga. Viinud läbi robootika huviringi nii huvikoolis kui ka lasteaias. Et huvikoolis olid mul siis eestikeelsed lapsed, kes arendasid enda oskusi ja lasteaias oli mul muukeelsed lapsed, kellele ma õpetasin siis eesti keelt. Ehk siis see robootika tegevus toetas nende keeletaset. Olen saanud Tallinna aasta lasteaiaõpetajaks 2021. aastal. Ja nüüd siis liigun selle poole, et kõik teaksid mind kui õpetajate mentor ja koolitaja, sest et tahan tuua midagi, mida veel ei ole ja ma olen seal sees kasvanud lasteaiaõpetajana. Ma tean, mis puudused, mis vajadused seal on ja ma prooviks kõik selle, mis ma sealt teada sain, siis viia selleni, et need koolitused oleks reaalselt kasulikud õpetajatele. Aga edasi minnes siis tuletan meelde, lapsetöö on mäng. Miks see ikka veel vajalik meelde tuletada, ma ei tea, sest et seda räägitakse aastaid ja aastaid, aga siiamaani näen seda, et ei peeta sellest kinni ilusti. Teine asi on, et laps õpib uusi teadmisi nii, et ta ise sellest aru ei saa. Ehk siis ongi see mäng, mille kaudu ta õpib uusi teadmisi. Ja tegelikult, nagu öeldakse, õpetaja suurim kiitus on, kui laps läheb koju ja ütleb, et ma mängisin terve päeva. Ehk siis õpetaja töö on hästi õnnestunud. Nii, siis robootikavahendid lasteaiatöös üleüldiselt, mida on vaja meeles pidada ja millega arvestada. Et igas vanuseastmes on võimalik kasutada roboteid. Ma tean, et hästi paljud vaidlevad vastu, ütlevad, et ei saa ja sõimedega pole üldse võimalik, aga saab, sest see kõige rohkem on kinni mõtlemises. Kui õpetaja ise tahab seda ja on huvitatud sellest, siis ta seda ka oskab kasutusele võtta ja läbi nende arendada laste oskusi. Ka erivajadustega lasterühmas on võimalik kasutada roboteid. Olen seda ise näinud, ehk siis jällegi õpetaja enda tahtmises kinni, kas ta tahab kasutada neid või mitte. Robot on vahend, mis toetab teadmiste omandamist. Ehk siis robot ei ole põhitegevus, vaid läbi roboti me saame teha tegevusi ja täita eesmärke. Alati pane paika eesmärk. Ehk siis me võtame roboti, me kõigepealt mõtleme, mida me tahame saavutada. Meie eesmärk võib olla vahest see, et me peame õppima tundma, kuidas seda robotit kasutada, aga põhiline eesmärk on ikkagi see, et ta omandab mingisugused teadmised ja oskused, mis on eeldatavad tema eas. Siis uue roboti õppimine ei ole raske. Jällegi kindlasti väga paljud vaidlevad vastu. Nagu ka esimese punkti juures, see on mõtlemises kinni. Muidugi minu jaoks on ka alati uus asi, on hirmus, tundub alati kõige raskem, aga enamus robotid toimivad tegelikult samal põhimõttel, lihtsalt tuleb ära õppida, kuidas see robot toimib. Näiteks mõnel on nupud, mõni vajab tahvelarvutit selle jaoks. Mõnel on vaja siis ette joonistada midagi. Et tegelikult põhi on ju sama ja sinna peale on ehitatud edasi, ehk siis sa pead selle edasi ära õppima ja see ei ole raske, kui sa ise väga tahad. Ja ära karda, kõikide vahenditega võib juhtuda õnnetusi.
Seda ma olen ka kuulnud, et õpetajad väga kardavad kasutada, sest et need väikesed lapsed, need lõhuvad ära, suured lapsed ei oska jagada ja mis iganes põhjuseid tuuakse välja. Aga tegelikult see on ju koht, kus me saame õppida. Jah, läheb robot katki, tõesti, rahaline kahju on. Aga see on koht, kus tuleb õppida ja õpetaja suunab õppima. Me räägime läbi, miks juhtus, kuidas käituti robotiga, kas me järgmine kord teeme niimoodi. Ja siis, kui järgmine kord tuleb mingi uus robot, siis me saame jälle meelde tuletada, et mäletate, mis juhtus eelmisega. Nüüd vaatame, et me seda robotit ei teeks katki ja mitte midagi hullu tegelikult ei juhtu. See on jällegi õppe, mis tuleb ära õppida. Robot võiks liituda tegevusega läbi loo või vau-efekti. Ehk miks ei õnnestu tihti robotiga tegevused on see, et väga palju lapsi ja siis tuuakse see robot sinna keskele, et näed, nüüd me hakkame siis temaga tegelema. Mängime mingit mängu või midagi. Aga tegelikult oleks vaja luua talle mingisugune eellugu või mingisugune vau, et lastel tekiks see põnevus, ma tahan selle robotiga mängida. Sest et väga tihti on mõned lasteaiad nad omavad hästi väheseid roboteid ja nad kasutavad väga tihti täpselt samu. Ehk lastel hakkab igav juba. Ja sellepärast tulekski teha alati, kui robot tuleb, siis sellest on nagu sündmus. Vaadake, mis nüüd juhtuma hakkab. Näiteks mina tegin osobotiga, et kakukese muinasjutt tegime kakukese, panime tahju, siis veeres kakuke sealt välja, hakkas metsa poole veerema, aga veeres läbi lina ja lina alt ta muutus osobotiks ehk tuli välja robot ja läks edasi see. Ehk siis see peab olema mingisugune, mis asja, see on küll huvitav ja siis lapsed tahavadki sellega tegelema hakata. Liigne robotite kasutamine võib kaotada huvi. Ehk siis ongi, kui nad kogu aeg on kättesaadavad, kui nad ei ole läbimõeldud tegevused, siis lapsel kaob huvi selle vastu. Et ükskõik, mis asi, me võime ise võtta endale mingi asja ja siis kui me seda liiga palju kasutame, see on juba igav meie jaoks. Et kas või täiskasvanud vahetavad telefone, sest et need on juba vana on igav, tahaks juba uut ja uuel on midagi paremat. Ja siis ongi, kui lastel on kogu aeg silme ees need robotid, siis see huvi kaob ära. Kui nad saavad seda igapäevaselt kasutada, siis võib ka huvi ära kaduda. Ehk siis peab olema läbi mõeldud, kui kaua, kui palju saavad lapsed vabal ajal kasutada roboteid. Ehk muidugi sa võid neid jätta, aga need peavad olema teatud piiratud aeg, millal ta saab seda kasutada. Nii. Spetsiifiliselt sõimelaste näitel rääkides, siis olen kuulnud, et sõimes ei saa kasutada robotid, aga tegelikult ju saab. Et prooviks tuua teile mingeid näiteid, kuidas võiks kasutada. Näiteks võtsin eesmärgid, eeldatavad tulemused suvalise lasteaia kodulehelt, et sõimelaps peab saama korraldustest aru ja täitma neid. Robotiga täpselt seda saabki teha. Sa annad korralduse ja ta täidab neid. Et sa saad kinnistada seda oskust läbi robotite. Jälgib lühemat teatrietendust. Samamoodi võtad robotid etendusse, annad neile rollid, neid saab panna tantsima, nendega saab teha muinasjutte ja lastel on põnev jälgida. Et kindlasti kasutada roboteid. Nad võivad ka lihtsalt olla tegelased, nad ei pea alati ka liikuma. Lihtsalt on tähtis, et ka nemad tutvuvad. Eriti kui nad esimest korda näevad robotit, siis mõned on võib-olla liiga valjud või liiga kiiresti liiguvad, et ehmatavad ära, siis on hea, kui sa ei kasuta koheselt seda efekti sinna kõrvale. Teab eesnime, reageerib nimele. Roboti kasutamine on kordamööda. Ehk siis, kelle kord on, Mari, kas sa kuuled? Mari kasutab nüüd, Mari vajutab seda nuppu ja siis ta vajutab ja siis saad teada, kas ta teab oma nime, kas ta reageerib sellele. Et kõik need oskused on kinnistatavad läbi nende tegevuste. Ka rühmakaaslaste ja õpetaja nimesid saab kinnistada. Ehk siis ongi see, kui sa küsid, kelle kord on, kas teised lapsed ütlevad seda, et utsitada neid ütlema. Et kelle kord on, ei tea, võt kelle kord on ja siis keegi ikka ütleb ju. Ja siis teised hakkavad kordama. Ja tänu sellele saadki juba neid nimesid korrata ja nad teavad, kellega nad ühes rühmas on. Sõnavaraga, ükskõik mis sõnavara, väga lihtne on panna neid tegevuste, et mul on ka teile video filmitud, kus on ka põhimõtteliselt sõnavaraga tööd tehtud,
aga sõimelastele peab siis veel lihtsamaks tegema. Kas või igaühele üks asi ja siis nad peavad selle kuskile panema ja nimetama seda, et lihtsalt kinnistada. Eks iga õpetaja teab täpselt ise, mis eesmärgid on, mida nad peavad õppima. Aga sõnavara kordamine on kõige lihtsam läbi robotite. Samamoodi nagu ma tegin seda muukeelsete lastega. Nad olid väikesed ja nad said väga hästi hakkama. Kuuleb ja tunneb ära erinevaid loodushääli ehk siis ka need salvestavad pesulõksud ja kõik sellised salvestavad robootilised vahendid. Nendega saab väga hästi kasutada ja korrata neid helisid. Ehk siis ei näe põhjust, miks ei saa kasutada sõimelastega roboteid. Muusika, miks mitte? Samamoodi kasutad neid salvestavaid vahendeid või siis paned kuskile, no võtan elementaarse Beeboti, sellega vist on enamus kokku puutunud, paned mingid pildid paremale vasakule ja siis ette taha ja ta peab minema mingi pildi juurde, siis seal on näiteks pilt kodukesest ja siis on mingi laul kodust. Või seal on mingist karust pilt, siis kordavad sõnavara ja siis laulavad laulu sellest karust. No kõik on seotud lähtuvalt sellest, mis on õpitud ka teistes tundides. Kunst ja pliiatsihoid samamoodi. Robot võib olla ju vahend, millega liigutakse ühest tegevusest teise. Näiteks teil on mingisugune kaart ja siis seal peab osakot näiteks paned liikuma ta ühest punktist teise ja see teises on mingisugune ülesanne, siis õpetaja loeb selle ülesanne, oi, me peame nüüd minema laua taha ja joonistama ringi või mis iganes seal joonistama peab. Kõik lähevad sinna ja tähtis on, et ta selle käes hoiab ja proovib seda teha. Jällegi harjutab. See on tehtud, lähme ruttu tagasi, mis nüüd robot tahab, et me teeksime. Kes nüüd saab roboti panna sinna sõitma ja siis ta jõuab järgmise punktini ja seal on mingi ülesanne, on vaja paberiga midagi teha. Et tegelikult robot on selline vahend, mida sa saad lõimida ükskõik millise tegevusega. Ja kui me lähme nüüd täpselt selle robotkilpkonna juurde, kellest me täna pidime rohkem rääkima, siis ma toon välja siin mõned punktid, miks ta on hästi hea sõimelastele eriti. Et ta ongi tehtud sõimelastele, neid silmas pidades. Ta sarnaneb hästi Beebotile, ehk siis tal on need nupud, kus ta läheb paremale, vasakule, ette ja taha. Tal on väga efektsed värvid, siin pildi peal on ka seda näha, et ta on hästi efektne kõik. Eriti kui on pimedas, siis nad värvid tulevad eriti hästi välja. Siis ta teeb erinevaid helisid, tal ei ole lihtsalt see, et ta liigub ühte suunda, siis ta teeb seda sama heli, vaid igasse suunda teeb täiesti erinevat heli. Lisaks ta veel seal tantsib. Tal on 3 erinevat režiimi, sa saad kasutada erineval viisil. Sellest ma räägin ka hiljem lähemalt. Need on hästi suured nupud, mis on sõimelastele eriti head, et nad saavad ilusti vajutada sinna, et nad ei vajuta mööda või valet nuppu. Et selle pihta saamine on hästi lihtne. Liigub hästi aeglaselt, lapsed jõuavad jälgida, kui ta jõuab oma sihtpunkti. Ja robotkilpkonna siis all toimub see, et seal on laadimisjuhtmauk, sisse-välja lülitusnupp, režiimid ja heli saab panna siis peale või siis kinni. Ja 3 režiimi on sellised, et ühe režiimiga robot liigub ainult ühe sammu. Ehk siis sa vajutad ühe suuna, ta liigub selle ühe sammu ära. Järgmise sammu tahab teha, vajutad uuesti talle mingisuguse käskluse ja ta läheb sinna. Teine režiim on see, et robot teeb kuni 10 sammu etteantud käsklust, ehk siis sa paned paremale, vasakule, otse taha, kus sa tahad, et ta läheks ja ta teeb kuni 10 sellist käsklust järjest ise ära. 3. režiimiga ta ei liigu, ta lihtsalt annab seda värvi, mis sa oled andnud talle käsklusega, ehk siis sa saad ka 10 käsklust anda. Tahan, et seal oleks kollane, roheline, punane, lilla, kollane ja siis vajutad keskele ja siis ta annab sulle need värvid järjest. Ja üks huvitav asi ongi see, et robot hakkab tantsima, kui sa vajutad seal keskel olevale nupule.
seal on siis selline täheke, lihtsalt ainult seda vajutad, siis ta hakkab muusikat laskma ja siis tantsib eri suunda, liigub seal paigal. Et see on ka kindlasti väga huvitav laste jaoks. Aga seda teeb ta ka ainult esimese ja teise režiimiga. Nii. Oleme jõudnud video juurde. Paneme selle käima ja tegevus on läbi viidud lastega, kes nägid mind põhimõtteliselt teist korda. Kuna andmekaitse on range, siis nägusid ei ole näha. Ja hea, et nad minuga ikkagi hästi koostööd tegid ja see tehtud sai. Nii et kuulake seda, hästi tähtis on kuulata, kuidas on kasutatud kõne. Mingid mõtteid saate seal distsipliini osas võib-olla, tegevus ise, kuidas seda saab väga hästi raskemaks teha ja lihtsamaks teha, et kasutada enda töös. Selline vahva tegelane mulle. Mis sul külla tuli? Külla tuli selline väike kilpkonn. Kas sina tahad näha, mis tema teha oskab? Jaa. Kas sina tahad temaga mängida? Jaa. Mis? Täna vaatame natukene värve. Värve vaatame. Nii. Lilla ja sinine. Nii, kas kõik teavad, mis värv see on? Kollane. Kollane. Sinine. Lilla. Roheline, jah. Aga mis sa arvad, äkki me äratame ellu selle kilpkonna? Jaa. Paneme kilpkonna liikuma. Nüüd on ka. Kas hakkab liikuma? Jah. Kilpkonn liigu. Kilpkonn liigu. Mis ta ei liigu? Liigu. Pataletti. Ei, patareid ei ole tühjad. Mis me unustasime teha? Sisse lülitada. Paneme ta käima. Ja nüüd tema liigub ette, taha, kõrvale ja teisele poole kõrvale. Jaa. Vaata, mis mul on. Vaata, mis mul on. Vaata, mis mul on. Vaata, mis siin on. Siin on. Mis värv? Sinine. Kuhu ma sinise võiksin panna? Siia. Selle noole juurde, siis ma panen ta siia. Jah? Mul on see sinine. Mis? Ja, sul on sinine. Mul on ka sinine. Sul on ka sinine. Jaa, tubli. Mis värv siin on? Punane. Kuhu ma punase võiksin panna? Siia. Punane, jaa. Kuhu ma punase võiksin? Siia, lilla juurde ma panen selle siia. Kuhu ma võiksin panna? Selle. Kollane on siin. Mis sa arvad, mis viimane värv on? Ei, stop, see on siin. Mis sa arvad, mis siin võiks olla? Lilla. Ei, mis võiks siin olla? Kollane. Siin on kollane. Roheline. Roheline. Jaa. Mul on ka roheline, jaa. Ja minu. Kas sa oled valmis? Jaa. Võtame ühe pildi. Kordamööda. Ei, mitte see. Minu käes on väikesed pildid. Ja kordamööda ma annan teile. Ja siis vaatame, kuhu ta läheb. Ja siis saame mängida kilpkonnaga. Kas ta läheb sinna värvi juurde või ei lähe? Kes meil võiks esimene olla? Mina. Ega see, kes kõige kõvemini karjub, see ei saa. Mina. Hakkame siit. Vali siit üks pilt. Mis mul siin peidus on? Teised on kõik tasa, on ju. Las ta ise valib. Lilleke. Mis värvi su lilleke on? Sinine. Vaata, kus on sinine? Jaa, pane sinna peale. Mis sa arvad, kuhu sa pead vajutama, et kilpkonn läheks nuusutama lillekest? Jaa, vajutad selle noole peale ja siis vajutame keske. Kas läheb ilusti lillekese juurde? Jõudis. Aga mis lillekesega ta teeb? Nuusutab. Nuusutame lillekest. Kui hea lõhnaga lilleke. Oi, kui hea lõhnaga.
järgmine on meil siin. Palun võtta üks pilt. Mis sa said? Punane Ta ise ütleb, mis värvi sa said. Klots. Jaa, Need on punane. punane klots. Nüüd vaata, kas kilpkonn läheb mängima klotsidega. Ja. Kuhu sa vajutama pead, et ta läheks klotsi juurde? Lilla. Kuhu sa vajutad? Jaa, mine sinna poole ja nüüd vajutame keskele. Jaa, kas ta läheb? Läks mängima? Jaa, näitame. Klotsi paneb teise peale, veel ühe klotsi teise peale. Ehitab niimoodi, jah? Kes järgmine on meil? Mina. Ringi. Mis sa said? Sinine. Mis see olla võib seal? Sinine. Mis värvi? Sinine ma tean. Sina ei ütle praegu. Mis värv see on, roheline või? Sinine. Sinine, aga mis see on seal? Sinine lapidas. Mis seal on? Sinine. Aga mis see on? Mis see on sul seal? Lu? Ei ole nüüd Kahvel? kahvel. Ei, no ma annan muiduks. Lu? Lusikas, muidugi lusikas. Kas saadame kilpkonna sööma? Tule vajuta tema peale. Ütle kilpkonn, mine sööma. Kilpkonn sööma. Kas läheb sööma? Ja, ta on nii tühi. Kuidas kilpkonn sööma hakkab? Näitad käega ka, kui käib niimoodi, jah? Nüüd läheme tagasi. Ja kes veel pole saanud? Mina Võtta siit üks pilt. Kollane. Mis sa said? Kollane lill. Kollane lill. Kuhu läheb kollane lill? Siia. Jaa, kollane lill läheb sinna. Mis me lillega teeme? Nuusutab. Nuusutame. Kilpkonn, mine nuusuta lille. Õnni. Ei läinudki. Mis kilpkonn teeb? Tantsib. Nii, proovime uuesti. Ei vaid. Jälle valesti läks. Jälle. Nii, ja nüüd kilpkonn aitab. Ai, tubli oled. Oot. Kuhu sa ennem vajutad? Värvi peale, jaa. Vajuta ennem värvi peale ja nüüd. Kas nüüd läheb kilpkonn nuusutama? Jaa, kuidas ta nuusutab meil lille? Kas see on hea lõhnaga lill? Jaa. Nii. 1, 2, 3. Valmis. Kuule nüüd. Palun leia mulle siin kuskil üks mänguasi, mis on punast värvi. Võta püsti, otsi. Otsi, kus on punane, kus on punane? Kus on punane, näita. Jaa, tubli. Võid tagasi panna, kes leidis. Nii, selline tegevus, siis mõelge natukene selle peale ja esitage küsimusi, mis teil tekkisid tegevuse või robotite kasutamise kohta üldse. Võtame natukene kokku selle, et jätta meelde, millest ma täna rääkisin. Ehk siis robotid on kasutamiseks igas vanuses, ka erirühmades. Mitte liiga palju kasutada igapäevastes tegevustes. Efektne saabumine, et oleks see vau laste jaoks.
paneme paika eesmärgid, miks on see robot seal kasutuses, mida ta teeb, mida ta aitab meil õppida. Ära karda kasutada roboteid ja ära karda õppida koos lastega neid näiteks. Robotid ei ole raske ära õppida, nende kasutamine. Ja julgelt katseta, proovi, täiesti normaalne on ebaõnnestuda ja uuesti proovida. Ka mina olen hästi palju ebaõnnestunud nende tegevustes, sest et alguses sa oled nagunii ebakindel, ei oska nii hästi, vahest on mõni laps targem, siis sa jääd nagu rumal istuma sinna, et okei, ma ei teagi midagi. Aga ei ole hullu, järgmine kord oled jälle targem ja vahest ongi hea, kui laps õpetab ise sulle näiteks. Et saate koos õppida. Ja lapsed tunnevad ennast väga tähtsana, kui nad saavad ka midagi edasi anda. Et kõik need punktid võtke siis kindlasti endaga kaasa edaspidi oma tegevustesse, need tegevuste planeerimisele. Ja nüüd oleks tore, kui esitaksite küsimusi, mis jäi äkki arusaamatuks, tahaksite lisa teada, et praegu on võimalus, kirjutage vestlusaknasse. Ootan teie küsimusi. Ühe küsimuse juba vahendan sulle, et siin paar kuulajat tundsid huvi, et kui vanad olid lapsed sul seal videos? Lapsed seal videos olid võetud 3-aastased, kes läksid just aiarühma. Et sellel põhjusel oligi, et kui ma oleksin sõimelapsed võtnud esimest korda läinud nende ette, siis vaevalt, et keegi oleks koostööd üldse teinud. Nii et tegevuse õnnestumiseks võtsin natukene vanemad, aga seda saab väga hästi lihtsustada ja minna sõimelastega tegema seda tegevust. Üks küsimus tuli juurde, et miks lilla värv robotil on, et parem oleks ju punane? Mis on nagu põhivärv? Ma olin ise sama küsimuse ees. Vaatad robotit ja mõtled nagu, mis asja. Nagu punane oleks nii loogiline, aga seda ei ole seal. Et ju ta siis kuskil on valmis tehtud ja nii ta sinna on pandud, et seda ei oskagi mina vähemalt vastata, aga selles mõttes lastel ei olnud mingit probleemi, kui ma paningi selle punase värvi sinna kõrvale, et nad seostasid kohe ära, et see lilla ongi punane ja see lilla neid ei seganud seal. Aga küsimus on jah, või sama küsimus endal. Ja, et aitäh, Olga, et me oleme selle tagasiside jaganud ka TTS-iga, et äkki tulevikus mingi järgmine versioon sellest robotist tuleb ikkagi punase värviga, et mis oleks tõesti, tunduks selline loogilisem. Aga hea küsimus. Nii, siis Ingrid küsib, et kas on õppematerjale selle roboti kohta? Ja ma võib-olla vastan sellele ise praegu, et praegu meil selliseid valmis kujul eestikeelse materjali kohe ei ole, aga kindlasti julgustame kõiki, kellel juba see robot on, et aitama nende õpilugude loomisega ja ma usun, et varsti saame neid jagada ka laiemale ringile. Ja, et ma lisan siia seda, et tegelikult see robot on ju hästi-hästi sarnane Beebotile ja Beebotil on nagu metsikult palju igasugu tegevusi võimalik leida nii internetist ja teistelt õpetajatelt, et saab väga lihtsalt neid samu tegevusi kasutada selle robotiga. Ja, siis tuli veel üks küsimus, et kas on mingeid häid näiteid, mida erinevate robotitega teha, nagu näiteks oli see Osobotiga kakukese tegemine, et ehk on veel midagi eredamalt meelde jäänud? Tegevusi on hästi palju, aga alati, kui küsitakse järsku mingi tegevus, siis on nagu peatühi, nagu polekski midagi teinud. Osobotiga on kõik, mis on liikumisega seotud, on hästi hea teha. Näiteks mingi spordipäev oli, see Osobot läks trenni tegema ja Beebotid, Bluebotid, sellised on tähtede õppimisel koolieelikul väga hea, kus ta pidi mingisuguse siis koha valima, kuhu ta selle Beebotiga läheb ja siis sealt sai ta mingi tähe ja siis pidi sellega näiteks mingi sõna ütlema. Et need saab tegelikult kasutada hästi palju erinevalt, et kui rohkem tahta, siis mul on kokku kogutud enda tehtud mingit tegevuste kogumik väike, et saab kirjutada mulle ja küsida seda, et ma võin jagada hea meelega. Jagan veel omalt poolt natukene siia mõned mõtted juurde, et üks selline
hea allikast, kust leida materjale ja ideid, on Insplay VIP õppematerjalid. Et siin näete seda aadressi ka, et see on insplay.eu/VIP sidekriips materjalid. Siin on erinevad õpilugude raamatud, et need ongi siuksed, kus on siuke konkreetne tegevus läbi viidud ja pildid juures ja väga abiks materjalid, et need on tasuta, et siit lehelt leiab need ülesse. Ja kindlasti julgustan veel otsima selliseid ideid ka siit robootika lasteaias grupist. Nii et kui siit juba pannagi otsingusse näiteks seal Osobot näiteks, siis tuleb palju selliseid näiteid, mida on teised õpetajad läbi viinud ja nii edasi, et siit ma soovitan kindlasti ka vaadata juurde. Et see kindlasti on ka hea koht, kus kogud inspiratsiooni ja kindlasti ka enda ideid seal välja jagama. Nii, siis on siin vahepeal tulnud veel küsimusi, et kui pikk on selle roboti samm? Täpselt ei oska öelda. Aga ta on pikem kui nendel Beebotil igastahes. Et selle robotiga ma natuke lisan, et ta ei olegi mõeldud sellise nii-öelda sarnase tegevuse läbiviimiseks nagu Beebot või Bluebot, kus siis nagu liigutakse niimoodi ruudustikul ja kindlaid samme. Aga tema sammu pikkus on umbes 16 kuni 18 sentimeetrit. Et pigem ongi jah, nagu Kristjan näitas ka seal videos, et temaga viiakse just selliseid mängulisi ja nagu tihti lool põhinevaid nagu tegevusi läbi, et mitte niimoodi täpselt, et pean mingi kindla pikkuse läbima, et jõuda kuskile. Siis on üks küsimus, et olen kuulnud, et mattidesse käivaid pilte on võimalik kuskilt tellida. Ma usun, et siin vist küsiti nüüd Beeboti matti, et kas sinna käivaid pilte on võimalik tellida. Et jah, ma kohe ei oska seda konkreetset kohta pakkuda, aga neid tegijaid on olnud küll, et kes on ka seal robootika lasteaiasgrupis näiteks jaganud, et nad on teinud selliseid pildikogumikke. Nii, väga head küsimused. Kas on veel küsimusi? Nii, siis tuli küsimus, et kust saab robotkilpkonna osta? Seda saab osta Insplay kaudu. Et lihtsalt meie veebist tellida või kirjutada näiteks haridus@insplay.eu, et haridusasutustele on meil ka soodsamad hinnad alati ja praegu veel kuni selle kuu lõpuni on ta meie kodulehel ka on soodsama hinnaga, et hetkel ma just vaatan, et tõenäoliselt meil esimese partiid on ka läbi müüdud, et hetkel ta on tellitav, aga järgmise kaubaga on kindlasti tulemas juurde, nii et jah, et Insplay käest võite küsida pakkumised haridus@insplay.eu. Siis, et kuhu kirjutada, et saada õppmaterjale, ma panen selle lingi kohe siia samasse aknasse, et VIP-materjalidele, mis ma ennem näitasin, et sealt saate juba ise nendele ligi. Siis tuli küsimus, et kas roboti heli saab vaiksemaks keerata? Ja robotil on all nupp, mis saad sisse nagu heli panna tööle ja välja lülitada, et sellist astmelist heli muutmist ei ole võimalik teha minu teada. Nii, Kristi, sulle küsimus, et kuhu sulle peaks kirjutama, kui soovida sinu materjale kasutada? Mind on võimalik siis kas Facebookis on Kristi õpetab, Instagramis Kristi õpetab või siis on koduleht kristiõpetab.ee ehk siis selle Kristi õpetab, sa leiad mind igalt poolt põhimõtteliselt, jah, siin on ka olemas, et kas kodulehe kaudu või siis sotsiaalmeediakanalitest kirjutada mulle ja siis saab. Küsimus oli, et kas VIP õppematerjalid on tasuta? Jah, need on tasuta. Et need on kõigile meie klientidele tasuta, nii et. Aga siis veel küsimus teile, et mis oli tänasel seminaril teie jaoks kõige olulisem, et olge head, pange see ka sinna vestlusaknasse kirja, et mis te täna siit endale kaasa võtate.
Kristi, on sinu poolt veel midagi ennem, kui me otsa kokku tõmbame, midagi veel lisada? Väga tänulik kõigile, kes leidsid selle aja ja olid siin, kuulasid seda. Väga loodan, et saite midagi, ehk siis chat peaks praegu kuum olema, sest et väga palju tegelikult infot oli, mida on vaja seedida, aga kindlasti jäi midagi mõttesse ka, et mida võiksite kasutada oma töös. Et soovin lihtsalt edu ja katsetage roboteid hästi palju enda töös. Jaa, väga kihvt. Omalt poolt tahan ka öelda kõigile suur tänu, et liitusite, et võtsite selle aja, et ennast täiendada, et õppida midagi uut ja on juba lugeda ka, et siin võetakse täna kaasa, et neid ägedaid õppetegevuse näiteid, mida sa jagasid, Kristi, et julguse proovida rohkem. Ja eks see on, ma usun, üks hästi oluline ongi, et meil endal oleks alati see julgus proovida, et see ju, sellega me oleme eeskujuks ka lastele. Ja et siin näed, et pani osalejatel fantaasia tööle, said tõuke edasi tegutseda robootika vallas ja uut vahendit õppida tundma. Ja julgust ja häid mõtteid. Ja väga kihvt, aitäh teile kõige selle tagasiside eest. Üks küsimus oli vahepeal veel, et kas viipmaterjale on ka M-Tiny kohta, et jah, et seal on Beebot, Bluebot, maastikurobot, M-Tiny, CodeRocky, Bolt, Lego Educationi Coding Express, Osobot, Dash, heli salvestavad seadmed ja näiteks mikroskoobid, et nende kohta on seal erinevaid selliseid õpilugusid olemas. Nii et julgustan neid kõiki vaatama. Ja aitäh ka soovituse eest, et näha, et siin oli ettepanek, et on soov näha veel ka päris pisikeste lastega tegevusi, et võtame seda järgmiseks korraks arvesse. Ja järelvaatamise kohta küsimus, et kui me oleme selle materjali üles saanud, see läheb Insplay hariduse YouTube'i kanalisse, et siis me saadame selle lingi ka kõigile, kes täna siin osalesid. Aga tore. Suur tänu kõigile veel kord, ja kohtume peagi juba uutel seminaridel või uutes kohtades ja näeme kindlasti see robootika lastegrupis, et sinna jagame ka pärast tänase seminari materjalid välja. Ilusat päeva, aitäh ja nägemist! Head päeva!